20. sajandi alguses oli Kadrina kiriku lähedale koondunud paarikümne majaga alevik. Siin oli kirik, kirikumõis, köstrimaja, palvemaja, raudteejaam, postkontor, vallamaja, mõned eramajavaldused ja 3 kõrtsi. Kadrina kooli lugu on pidev areng ja kasvamine igas võimalikus tahus. Kooliõpetuse andmise vajalikkuses pole siin mail ammustest aegadest kaheldud. Kadrina esimese kooli, niinimetatud Kihelkonna kooli asutamise mõtte algataja oli kohalik tolleaegne kirikuõpetaja Johannes Heinrich Luther. septembril 1902 alustas circa poole kilomeetri kaugusel Kadrinast Kadapiku külast Randmannide majas tegevust Kihelkonna kool. Kool tegutses vaid aasta, sest nappis raha. Küsi, ema miks? Ema miks isal pea keskelt talgel? Seal pole juukseid. Kes tal juuksed ära võttis? Mitte keegi, ise kukkusid välja. Kui juuksed maa kukkusid, miks isa neid üles ei võtnud ja pea külge tagasi ei pannud? Esimene tund on matte, unetaeg magu satte, teine tund on aaja, seda pole meile vaja. 3. tund on keemia, kes õpib, see saab preemia. 4. tund on kirjandus, nagu hirmus orjandus. 5. tund on füüsika, kõõlab leina muusika. 6. tund on laula, sealt ma ära auran. Peale 1905. aasta revolutsiooni avanes võimalus haridusseltside asutamise kaudu omal jõul koole asutada ja ülal pidada. Seda ei jätnud Kadrina ärksamad inimesed kasutamata. 1906. aastal asutati kool Johannes Lutheri erakooli nime all. Seekord renditi kooli tarbeks hooned kiriku läheduses. Siin X-ruudu kordaja on natukene suurem kui 1. Kas sa arvad siis nii, Tõnis või? X-ruut? X-ruut. Paneme ilma X-ruut. Paneme selle A ette. Nii, A on suurem.
aga ütleme, kui midagi kuskil ei olnud, siis lapsed õudselt hea meelega tegid kõike ja ilma torisemata. Praegu on aeg, kus nad porisevad, aga kui midagi hästi välja tuleb, siis nad on hästi õnnelikud. Mul on paar niisugust tüdrukut olnud, kus mul on nüüd, ütleme, kuskil seal 10 aasta pärast on minuni jõudnud, et nad ei tahtnud kooli aeg mitte midagi teha ja ma mõtlesin, et no ilmselt nõela neil ka kodus ei ole ja kus nendest on saanud meistrid. 1920. aastast sai kool Undla valla haldusesse. Tolle aja tuntuima koolijuhi Paul Pedissoni sõnul oli selleks aastaks koolikursuse läbinud ja kooli lõpetanud 153 õpilast. Koolijuht Ott Siiraki ametiajal 1937. aastal võttis Undla vald vastu otsuse ehitada uus koolihoone. Majale pandi nurgakivi 29. mail 1938. Ehituseks kulus veidi üle aasta. Maalaste jaoks oli selline maja äärmiselt uhke ja muljetavaldav. Seda maja tunneme täna praeguse hoonete kompleksi niinimetatud A-korpusena. Annika, 1, 2, 3. Suured ja väiksed tuli siia pooled kõik. Nii. No, mida sa kordad nüüd? Kes on esimene lööja? Kiiresti kätte. Läks ja nüüd jookseb. Esimese võistab kiiresti. Praegu nad on Undla ringi peal. Meil on 4,5 kilomeetrine ring. Tamm 24-45. 26-01. Tere lapsed! Täna on meil rehkendamise tund. Aga kõigepealt laulame laulu. On 2/4, siis mitu teevad? ...1941. aastal asus kooli juhtima Elmar Kanter, tõeline rahvamees, kes on tänini pälvinud kogu Kadrina valla lugupidamise. 1957. aastal sai mittetäielik keskkool keskkooliks ja esimene lend lõpetas 1961. aasta kevadel. Taas kimbutama hakanud ruumipuuduse tõttu pidid lapsed taluma 2 vahetusest tingitud ebameeldivusi. Kuni tänase B-korpuse valmimiseni kasutati veel ka vana õuepealse koolimaja ruume, kus asusid internaat ja mõned klassid. 1959. aastal alustati juurdeehitusega ja praegune B-korpus sai valmis 1962. aasta sügiseks. Nagu kunagised seltsimaja ning koolimaja ehitused oli seegi üldrahvalik ettevõtmine.
Aastatel 1961 kuni 63 oli kooli direktoriks Kaljo Lomp. Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikutta. Seepärast me ei saa, ei oska ega taha unustada oma noorusaega, oma koolipäevi, vaid tuleme nende juurde tagasi ikka ja jälle, otse kui kaevule. 100-aastane Kadrina keskkool. Aeg oma aastaid loeb. Aastad ei unusta päevi, ei tunde, midagi tuleb, midagi läheb, midagi jääb. Küll ma otsisin eluarvu, küll ma jagasin jagamatut, kuni taipasin tasahilju, et sa leiad saatuse summa, kui korrutad välgujoaga oma elu 30 suudlust, 300 ilusat hetke ja 1000 valutuiget. Raamatukogu oli niisugune kummaline koht, kuhu vähemalt osa õpilasi kokku tõmbus. Ja siis vahetunni aeg oli see raamatukogu olekanud tuubil rahvast täis. Ja Valve Olesk oli nagu see hing, kes oskas selle raamatu asja nii huvitavaks teha, et see sama seismine seal raamatukogu hoida kõrva, et vahetunni aeg tohiks teistele õpilastele raamatuid laenutada, see oli au. Ja üldse raamatutesse ja õpetas nagu kirjandusse. Võib-olla teisest aspektist raamatutesse süvenema, kui õpetas seda kirjandustundi. Loen neile nüüd ette 2 lauset, mille kirjutas Nevi, et lõpetas 22 aastat tagasi. Soovin oma vanale koolile ikka palju head ja ilusaid korda minevikku. Olen rõõmus, et olen just Kadrina kooli kasvanud. Olen rõõmus, et olen just Kadrina kooli kasvanud. Naermine ei ole kunst, nutmine ei ole kunst, aga naermine ja nutmine koos on kunst. Seda kunsti paluda mina väga hästi. Kui mäletan, siis tänavu kevadel rahva tähelepanu pälvis komeet, Hale-Boppi komeet. Ja siin on 2 fotot, mis on tehtud Kõravere observatooriumis sellest komeedist. Ma kinkiksin need koolile mälestuseks.
sellised asjad on koolis kullafondis. Need on meil mõningaid õnneks olnud. Ka varem maksemaid õhemaid raamatud, mis on siin koolis käinud ja selle kooli lõpetanud inimeste looming. See on kõige väärtuslikum, mis olla saab. Ja me oleme äärmiselt uhked ja väga tänulik, et pidasin oma kooli sellist meeles. Ja tahaksime väikese vastumeenena jätta nüüd koopia ka unikaalsest asjast meie keele sambast. Alguses see oli hirmus koolikamber. See oli vana pesuköök. Ma mäletan isegi seda katelt, mis seal veel alles oli. Ja siis viis Ivan ja kes nad olid seal. Võtsid kätte ja tegid sellest konsumelitoa. See oli selline aktiivsete õpilaste kohtumispaik. See oli väga selline omane. Ma arvan, et just sellepärast, et see oli õpilaste oma kättega tehtud. Kui kusagil on see sõna Kadrina kool, siis ükskõik, kas teised kirjatükis või sina nüüd tõmbab lugema ja loomulikult, kui siis endal on sellest koolist kirjutada vaja, siis tahavad ikka niimoodi. Eriti hästi või eriti paremini või et oleks kõik öeldud, mis vaja öelda. Mis sul meenub esimesena, mis on Kadrina kooli peal? See on niisugune tervik, et sealt ei oskagi nagu midagi välja tuua. Päriselt tunnikell. 2 aastaga kasvasid rinnad. Muutus kõnnak ja kehahoid, aga poiss, kes ta portfelli kandis, oli ühtviisi lontu ja loid. Nõnda lõppes see koolilugu. Nõnda lõppeski lapsepõlv. Tollest ajast on alles jäänud sügav sinine taevavõlv. Ja kui taevas mõnikord tahab, tuleb tunniks kõik tagasi. Too tüdruk, too aken, üks tunne. Kool ei saa kunagi valmis nii materiaalses kui vaimses tähenduses. Teda on pidevalt ehitatud. Kooli staadion, praegune C-korpus ja aula koos videosaaliga valmisid legendaarse direktor Otto Ameri ajal, kes juhtis kooli aastatel 1963 kuni 2000. Otto Amer ja tolleaegse EPT juhataja ning hilisem vallavanem Enno Põllu olid tõsine koolielu ehitajate tandem. Mõlemat meest iseloomustas ajastu ja olude oskuslik sidumine. Ma arvan, et sinu kohta sobiks kasutada ühest nimetust, et sa oled olnud ehitaja selle igakülgses mõttes. Siin räägiti täna paljust sellisest ehitusest, mis on pandud, ma ütleksin, materiaalsetesse väärtustesse, aga mina ütlen, et sa oled oma ehituse aja vältel ehitanud kogu aeg inimest. Sa oled püstitanud samba, mida sa pole teinud käega. Teie hulgas on üks tõeline kavaler. Valgeristi 4. klassi ordeni kavaler. Unikaalne on meie trükisõnas harilikult üks selline mees, kes natuke erineb mõnest teisest mehest ja palju ülejäänud meestest. Kriuksugu uksed peamegi. Ühed tulevad, teised lähevad. Otto Amer on ja jääb. Me oleme kõik ikkagi tavalised inimesed oma hädadega ja mõningate voorustega. Seekord jäin mina sõela peale ja päris kindlasti ei antud seda autasu ainult mulle. Sellega hinnati meie kooli. Kui Kadrina kooli kvaliteet langeb, siis on läbi. Siis on kõik. Ei ole vaja ühte kehva maakooli mitte keegi. Ta peab olema pärmitada. Konkurentsivõimeline parimatega ja selle nimel ei ole häbi ka raha rinda. Kuigi ma ütlen, siin samas Kadrinas on üks vana elutark inimene, kes ikka tahab siis öelda, et lõll paneb raha rinda, tark paneb raha tasku. Kulu
on see, et masin on õlitatud, käivitatud ja masin peab edasi minema ükskõik kes. Ei ole mulle suuremat rõõmu, kui aasta 20 ja mitmekümne aasta pärast Kadrina kooli, see nimetatakse hea sõnaga, mida tunnustatakse, mida usaldatakse nii õpilaste kui laste. See on kõige tähtsam. Austatud õpetaja, lugupeetud koolijuht. Kadrina Keskkooli hoolekogu nimel me täname teid tehtud töö eest ja kuna hoolekogu liikmetest suurem enamus on teie endised õpilased, siis tahame teid tänada eelkõige selle eest, et te olete õpetanud meid kvaliteeti hindama. Te olete õpetanud meid viimistlema protsesse kuni peensuseni täiuslikult, mis on andnud tänases ühiskonnas meile olulise konkurentsieelise. Me täname teid selle eest, sest ma loodan seda, et need 37 aastat, mis te olete olnud koos Kadrina kooliga, on jätnud nii tugeva jälje, et see sama kvaliteet ja lõpuni kõigi detailide viimistlemine elus, et see kasvaks ja areneks edasi ka meie lastel, kes tulevad ka samuti Kadrina Keskkooli. Aitäh teile! Ma vabandan. Mina olin enne siin koolis ja tundub, et ma jään ka pärast siin natukeseks ajaks. Sa tulid ju Kadrina kooli täitsa poisikesena. 28-aastane, kujutage ette. Mina vaatasin, et sa niisugune noor poiss tuleb siia kooli. Sa oled oma ilu ja oma niisuguse töörohke elu ja palju oma tervisest annad siia koolile ja sinult oli ka palju õppida. Nii minul kui õpetas Sternil ja kõikidel teistel. Aitäh sulle selle eest. I see trees of green, red roses too. I see the moon calling you, and I think to myself, what a wonderful world. Kadrina Keskkoolil on aastaid olnud vabariigi haridusmaastikul oma kindel koht. Kooliarenduses ja korralduses on loodud õpivõimalused erinevate tasemetega lastele. Väga tugeval järjel on võõrkeelte süvaõpe. Keskkoolis võimaldatakse erinevaid ainevalikuid. Teada-tuntud on kooli autoõpetus. Õpilastel on võimalus omandada nii B- kui C-kategooria autojuhi tunnistused. Riigieksamite tulemused on tublisti tugevamad kui maakonnas keskmiselt ning tagavad kõrgkoolidesse eduka sissesaamise. Bioloogia, inglise keele ning matemaatika tulemused on tublisti üle vabariigi keskmise. Kaunilt laulavad koolikoorid. 1969. aastast pole möödunud ühtegi laulupidu, kus nad poleks osalenud. Loendamatu hulk vokaalansambleid ja soliste ning koolibände on esinenud aktustel ja teinud tantsumuusikat kooli peoõhtutel. Kadrina kool pole mõeldav rahva tantsuta. Tantsivad kõik lapsed ning tantsupisikuga on nakatunud ka õpetajad. Alati on au sees olnud sport ja spordi tegemine. Suusatamine, ujumine, kergejõustik, pallimängud, võimlemine. Vahelduva eduga on töötanud kooli näiteringid, kes on esinenud koolikaaslastele ja ka laiemale üldsusele. Üle vabariigi oli tuntud Kadrina Keskkooli õpilaste koondrühmad, kes pakkusid tugevat konkurentsi vabariigi tippkoolidele. Kaua oodatud suursündmuseks on alati olnud sõprusfestivalid Bene kooliga Lätist ja Josvanjai kooliga Leedust. Tänaseks on välissuhted aga laienenud. Meil on sõpruskoole Saksamaal, Soomes, Norras. Mitmed meie kooli praegused õpetajad on ise meie kooli vilistlased. Kui vilistlased tahavad tulla tööle oma endisesse kooli, räägib see meeldivast ja arenevast töö- ja õpikeskkonnast. Lende on olnud häid ja paremaid. Kokku 42.
lennu lõpetajad. Teil on oma eluteel astutud kõige olulisem samm. Te olete saanud keskhariduse. Inimene pidavat olema siis õnnelik, kui ta tahab hommikul tööle minna ja peale tööd koju tulla. Kas see nii täpselt on, see sõltub paljuski teist enestest, sest vanemate ja eriti kooliosa ei ole enam määrav. Loodan, et tunnete oma ettevõtmiste üle rahulolu ka tulevikus. Ning sellisel juhul on igaüks teist käinud vähemalt ühe piiblis toodud seisukoha järgi. Hingerõõm on tema jõu tunnusmärk. Edu ja visadust teile kõigile oma sinilinnu leidmisel. Maret Puskar lõpetab hõbemedali ja kiituskirjaga kirjanduses. Õppenõukogu otsusega kantakse kooli auraamatusse. Repetitio est mater studiorum. Et meie mõtted teile ei ununeks, kordavad seda lauluna Helen, Jane, Evar ja Madis. See, kallid esimese klassi õpilased, on teie esimene koolikell. Rein ei mõtle vastata, katsub jalga lasta ta.
aga kukse karjub tarast. Võtke kinni, ülbe varas. Kon, ta siia ahjurab, andkem talle paras hoog. Ehmus karu plangu varjus, kogu hinge põhjast karjus. Teada, Roop ei aita mind. Reinu vader, aita mind. Kukelegu, sõbrad, julgus, õpetame seda hulgu. Kuule meie armas kon, kas sul joogikruusi on? Vetsid üle tallame, karu kaela kallame. Õpetame teda seega. Ujutame üle veega. Hulluks terve ämberseks, et tal vargus ununeks. Appi, appi, linnava, lämmatakse klapper ja... Küll on kaunid need päevad, kui kutsub laagri fanfaar. Õhtud kokku meid viivad, kui loitma lööb taevakaar. Vainupea ma avastasin enda jaoks enne kui Kadrina kooli. Ja mida kaugemale elu liigub, seda rohkem tunnen, et see on minu jaoks praegu kõige tähtsam, olulisem koht. Ja mulle meeldivad kõik inimesed, kellele meeldib Vainupea. Sellel suvel oli mul meeldiv võimalus olla siin koos oma lõpetajatega, kellel möödus 30 aastat keskkooli lõpetamisest ja Vainupea on umbes sama vana meie jaoks. Ja teate, kui soojad mälestused olid nendel kaasa võtta. Nad meenutasid nüüd, kuidas meil oli praktikandiks Kaarel Einpalu, kuidas ta raius sügavasse jäässe augu ja lapsed said seal käia suplemas. Ja tervikuna ütlevad nad, et kool oleks ilma Vainupeata vahel. Nad tuletasid meelde neid inimesi, kes Vainupea heaks andsid oma parima. Meie hulgast lahkunud Kalev Nukk, kes ehitas maja. Või Evald Eedma, tööõpetuse õpetaja, kes kõik need telgid, mis siin ümberringi on, pani koolimaja hoovi peal poistega kokku ja need toodi siia, need on 30 aastat püsinud. Ja mida ma olen tähele pannud, et kes on käed külge löönud, see näeb nüüd ka, kus midagi on vaja teha. Minul algas Vainupea 70. aastatest. Olin mina siin tööl, kõik suved, esimesed aastad, kui oli ikka 100 last, Reinina laagri ülem, aastaid. Otto Amer andis meile sellised võimalused, et ei olnud meil vaja ei toiduraha maksta, ise tegime söögid ja nii edasi. Ta oli mõeldud ikka aktiivilaagriks. Oli ka neid, kes oma hingelt ei ole laagrilaps. Sellepärast me võtsime siis ka, kui ruumi oli, siis tulid siia kõik need ka, kes soovisid. Ja mõni väike kraapialt, kes oli koolis, ta ei olnud ei see, ei teine ja siin tema oli number 1 õpilane. See kuulus kokku nagu Kadrina kooliga. Neid ei saa üldse lahutada. Ma arvan, et Vainupea puhul on see oluline osa, et mis üldse mina võin öelda Kadrina kooli kohta, et kel tahtmist oli midagi teha, see on saanud. Ja Vainupea on aidanud selle tugevalt kaasa. Selline koht minu meelest on. Ma usun, et ta on paljude Kadrina kooli lõpetajate ja ka võib-olla õpilaste praeguste mingi osa igatahes on siia jäänud. Minu jaoks Vainupea on üks osa nagu koolist, sest kuskil aastast 73-4 olid need esimesed korrad, kus siin sai ühe osa suvest veeta ja ma arvan, et see oli niisugune tulek asulast puhtasse loodusesse, sest niisugune puutumatu loodus oli siin ümber siis ja mingil määral on isegi täna seda säilinud. Minu meelest Vainupea oli koht, kus kujunes välja täiesti oma sõpruskond, oma kindel grupp lapsi, kes koos tulid ja seda laagrit kangesti ootasid ja kui laager läbi sai, ma usun, et nii mõnelgi laagrilisel oli pisar silmad. Igal juhul see on üks väga oluline osa Kadrina kooli laste jaoks. Kadrina kool on minu elus ikka väga suurt rolli mänginud ja Kadrina üldse. Ma nimetan ennast Kadrina patrioodiks täielikult. Vaadates meie klassi, siis tegelikult palju meil on ära läinud üldse Kadrinast või Lääne-Virumaalt. Need on ikka üksikud. Paar-kolm inimest, nad on jäänud kõik kodukohta. Ega midagi ei saa öelda, meie suhtleme praegugi üsna. Väga tihedalt. Mul ei ole laagriga olnud palju tegemist.
Nii palju ainult, et ma olen oma isiklikud pojad saatnud siia ja tean, et nad väga ootasid seda laagri aega. Aga viimased 10 aastat, kui ma olen klassijuhatajana oma klassiga siin käinud, siis ta tõesti on lastele ja minule endale ka muidugi väga meeldiv koht. Et kui oli küsimus, et kuhu me läheme, kui 9. klassi lõpetame, et kas läheme ekskursioonile, siis lapsed ütlesid ei, läheme hoopis, teeme klassilaagri Vainumäel. Kas see on ka koht, kus talve jooksul kolleegide vahel kogunud pinged natuke maanduvad? Võib-olla küll, jah. Aga ma pean ütlema seda, et kolleegide vahelisi pingeid mina ei olegi oma elu jooksul otseselt tundnud. Ma olen alati väga heas kollektiivis olnud, kus neid pingeid palju pole olnud. Mina arvan niimoodi oma 40-aastase Kadrina kooli staaži kohta, et eriti suuri konflikte ja pingeid meie õpetajate vahel ei ole. Aga siin Vainupel on muidugi väga armas olla ja kui tänavu kevadel ainult õpetajad käisid siin seda laagri ümbrust ja platsi ja mereranda puhastamas, siis minu meelest see oli täiesti omaette elamus. Kadrina kool ja Vainup ja need ei saa üldse lahus mõelda. Arvan, et positiivne oli see, et kes midagi väga teha tahtis, midagigi teha tahtis. Selle olid kõik võimalused seda teha. Ei olnud seda tunnet, mingi maakool, ei siin ei ole võimalusi? Ei, kindlasti mitte. Minu meelest on Kadrinas olnud kogu aeg väga suured võimalused ja kõik on selleks tehtud, nii et mul on hea meel, et minu lapsed praegu Kadrina koolis käivad. Kas sa ootasid siia tulekut? Väga. Sest ma ütlen, et kui mul valida oli näiteks kas Eesti koondise laager või mingi suvepraktika Vainupel, siis ma 100% valisin suvepraktika Vainupel. Kadrina kool oli hea kool. Miks? See oli kool, kus ei pidanud käima, kus nagu sai olla. Et mitte kooli ei läinud sellepärast, et koolis on vaja käia, aga koolis oli hea olla. Ma sain väga hea keskhariduse, rõhuga humanitaarpoole peale. Seal 7. keskkooli inimesed punnitasid silmi, et sa räägid sellist inglise keelt. Ja siis nagu eneseteadvus tõusis kõvasti. Väga hea siukese kunstialase alghariduse sai. Minu arust see kool on siin nii huvitavate isiksustega õpetajate poole peal siiamaani pikitud, et õpetaja peab olema isiksus ja see on juba eeltingimus, miks neid lapsi üldse siia kooli panna. Muidugi on mingisugune generatsioon õpetajaid, keda ma absoluutselt sellest koolist ei tea, aga see generatsioon, keda mina veel tean ja kes veel töötab, nende hulgas on äärmiselt tugevaid ja huvitavaid isiksusi ja nendega annaks oma lapse iga kell. Laagri sisu oli muidugi väga tähtis. Läbi meelelahutuse õpetati meile väga lihtsaid elutõdesid, mida tohib ja mida ei tohi ja arendati kõnevõistlused, spordimängud, õhtuti ei läinud mitte kunagi õhtut mööda nii, et keegi võtaks gitarri välja ja ei laulda. Ma olin uhke oma kooli üle, sest ta oli ilus kool. Ja ta oli ka siis ilus, kui ta oli ainult see 2 tiiba. Ta oli hoitud, ma ise ju hoolitsesin tema eest ja ma läksin kooli, siis olid need 2 tiiba. Siis vahepeal tuli see vaheosa ja mina lõpetasin juba aulas. Aga nii seda keskmist osa kui aulat käisime me ise esitamas. Tänaseks on Kadrina keskkool ligi 1000 õpilasega kaasaegne ja arenev haridusasutus, mille sarnast mujalt Eestist leida polegi. Ja koolijuhi raskes ametis on härra Arvo Pani. Mind seob Kadrina kooliga juba väga pikk aeg. Olen Kadrina koolis töötanud õpetajana alates 1980. aastast ja mulle tundub, et Kadrina kool on selline kool, kus iga uus tulija võetakse väga sõbralikult vastu ja selle 18 aasta jooksul, ilma töötasin õpetajana, sain juurde väga palju kogemusi, uusi tuttavaid. Praegu meil töötan Kadrina keskkoolis direktorina, pean tänama kogu kollektiivi usalduse eest. Usun, et ühiselt nii kooli kollektiiviga, lapsevanematega, kohaliku omavalitsusega me suudame teha kõik selleks, et Kadrina keskkoolis oleks õpilastel hea õppida ja et nad saaksid kvaliteetse ja läbilöögivõimelise hariduse ka edaspidi. Soovin teile kõigile Kadrina keskkooli sünnipäeva puhul palju õnne, jõudu ja ärge unustage oma kodukooli. Ei suuttamas on rõõmu
Somewhere